Kallis, jah, oleme üksteist juba kaua tundnud ja ma olen siin mõelnud, et pole võimalik. ja Kas midagi tõesti? kukke, see aeg on käes. Ma ei usu seda. Kas sa tuleksid mulle naiseks? Jaa! Ja nüüd vaatame seda sama stseeni läbi erinevate kunstivoolude ja neid iseloomustavate karakterite. Impressionism. Impressionistlikule maalikunstile on iseloomulikud muuhulgas heledad värvid, avatud kompositsioon, rõhuasetus valgusele ja selle muutumisele. Nad ei lähtunud joontest, vaid värvidest, mis tekitas värskuse ja avatuse tunde, mida varem polnud saavutatud. Seega märksõnad heledad värvid, avatud kompositsioon, rõhuasetus valgusele ja teemad igapäevaelust. Teie ees on Claude Monet ja Bert Morisot. Kallis, Jaa, kuidas su igapäevaelu on? igapäevane. Igapäevane? Jaa. Okei. Mis tegid täna? Noh, heledaid toone ja valgus mängib. Jaa. Aga mis sa nüüd siis teed? Aga kuidas sulle minu heledad toonid meeldivad? Oi. Fauvism. Fauvid hülgasid pea täielikult senise kunsti põhitõed, näiteks valguse ja varjuga modelleerimise ning objektidele ainuomaste värvide kujutamise. Nende peaeesmärgiks sai kunstniku enesetunnete ja meeleolude just mitte nähtavate asjade jäljendamine. Seega märksõnad. Loobumine objektidele ainuomaste värvide kujutamisest. Loobumine varju ja valgusega modelleerimisest ning peaeesmärk kunstniku enesetunnetel ja meeleoludel. Teie ees on Henri Matisse ja André Theron. Kallis, ma olen juba väsinud. Tahaks koju minna. Okei, ma tahaks ka, aga mul on tunne, nagu ma oleks tagurpidi. Kas sa... Oho. Oota. Mis juhtus? Mis sinuga juhtus? Mis juhtus? Kas see oli... Millal see juhtus? Ekspressionism. Ekspressionismi peamine eesmärk oli väljendada kunstnike emotsioone ja sisemist maailma, pöördudes tihti välja reaalsuse moonutamise või rõhutamise poole. Niisiis märksõnad. Väljendusrikas värvi, mida sa teed? Kasutus. Väljendusrikas värvi kasutus. Sisemiste emotsioonide rõhutamine. Moonutatud vormid, ühiskondlik kriitika ja teatraalsus. Teie ees on Jackson Pollock ja Mark Rothko. Kallis, Jah, kallis, tere. me oleme üksteist nii kaua tundnud juba. Ma arvan, et Kas tõesti? me võiksime ausalt oma tunnetest rääkida. Mis sa automaksust arvad? Vihkan automaksu. Miks on vaja autot maksustada, kui see lihtsalt ei ole vaja? Vihkan auto, ühiskonna kriitika. Vihkan autosid. Automaksu nii väga. Oodake. Futurism on 20. sajandi alguses Itaalias sündinud kunstiliikumine ja intellektuaalne suund, mis rõhutas kiirust, tehnoloogiat, industriaalset arengut ja tulevikku. Futuristid uskusid, et minevik ja traditsioonid pidid tagaplaanile jääma ning et kunst
kirjandus ja ühiskond peaksid kajastama modernse maailma dünaamilisust. Seega märksõnad: tehnoloogia, kiire elutempo ja dünaamilisus, tulevik, tuleviku ideed ja mineviku eiramine, linnakeskkond, kaasaegne arhitektuur. Teie ees on Filippo Marinetti ja Boccioni. Ei Google, helista Boccionile. Oo. Jaa, kallis. No tšau! Kuule, me oleme üksteist nii kaua tundnud, et ma siin mõtlesin, et oleks aeg. #põlvita. Oleks aeg abielluda. Aga ma selle sõrmuse kohta väga ei tea, et kuidagi ma saadan sulle selle. Miks ise tead? Ma arvan, ma panen drooniga. Jaa. Oota, kas see TPD või? Jaa. No, ai, tšau. Okei. Abstraktsionism. Abstraktsionism on 20. sajandi kunstiliikumine, mis rõhutab kunsti väljenduslikkust ilma konkreetsete objektide või kujutiste kujutamiseta. Selle asemel keskendub abstraktsionism värvi, vormi, joone ja mustrite puhtale ja mitteesinduslikule väljendusele. Abstraktsionistid püüdsid luua kunsti, mis kõneleks emotsionaalselt ja intellektuaalselt vaatajale, kuid jätaks tõlgendamise avatuks, viies kunsti minimalistlikule ja eksperimentaalsele tasandile. Seega märksõnad: mitte sümboolne ja mitteesinduslik kunsti väljendus, emotsionaalne väljendus, eksperimentatsioon, rõhutakse emotsionaalsele ja spontaansele väljendusviisile. Teie ees on Vassili Kandinski ja Piet Mondrian. Kallis! Ma olen üksteist nii kaua tundnud. Ma arvan, me peaksime mulle uue akutrelli ostma. Ei, me ei osta sulle akutrellid. Tead, kui palju sa oled neid kasutanud või? 4. Rohkem 5 korruta 10-ga. Korruta 10-ga. Kuubikud. Mul on koju nii koos. Mulle aitab suga akutrellidest. Mulle aitab su akutrellidest. Saad sa aru? Kas sa nüüd saad aru, mis tunne on olla nael? Mis tunne on olla... Ei! Kallis, kas sa tuled mulle naiseks? Okei. Dadaism. Dadaism on 20. sajandi alguses Euroopas tekkinud kunstiliikumine, mis võttis omaks mässumeelse olemuse ning väljendas end peamiselt visuaalse kunsti, kirjanduse ja teatri kaudu. Dadaistid rõhutasid juhuslikkust, absurdsust, mässu, traditsioonilise kunsti ja ratsionaalse mõtlemise vastu. Nende tööd olid sageli provokatiivsed ja mõistatuslikud ning väljendasid tihti pahameelt ja pettumust sõja, korruptsiooni ja bürokraatia suhtes. Märksõnad: provokatsioon, juhuslikkus, sürreaalne kompositsioon. Teie ees on Marcel Duchamp ja Francis Picabia. Kallis! Jah! Ma olen üksteist nii kaua tundnud! Oleme jah, kallis! Väga tore on olnud! Aga! Ma olen siin mõelnud viimasel ajal ent! Oo ei! Jälkuke! Mida sa oled mõelnud? Jah, jälkuke! Aeg on käes! Ma ei usu sind. Kas sa tuleksid mulle naiseks? Ready-made! Ready-made või? Olgu see ready-made või mitte, ma ei taha su seda.
Sürrealism. Sürrealism on 20. sajandi kunstiliikumine, mis rõhutab alateadvuse, unenägude ja irratsionaalse maailma rolli kunstis. Sürrealismi eesmärgiks on avastada ja väljendada inimese mõtete, soovide ja hirmude sügavamaid kihte ning seeläbi murda traditsiooniliste kunstinormide piire. Märksõnad: irratsionaalsus, unenäolisus ja eksperimentaalsus. Teie ees on Salvador Dalí ja Max Ernst. Kallis, me oleme üksteist nii kaua tundnud, et Kallis. Me oleme üksteist nii kaua tundnud, et Kallis, me oleme üksteist nii kaua tundnud, et kas sa tuleksid mulle naiseks? Jaa! Aitäh, et vaatasid meie videot. Kaalu subscribe'imist ja pane sellele videole kindlasti like. Kirjuta kommentaaridesse, milline eelpool mainitud kunstivooludest on sinu lemmik ja millist tahaksid ise proovida. Joo, see oli täiega äge video, mees. Näeme järgmises videos.